Oleme raamatuteadvuse sündesitlusel, minu kõrval on krüptoekspert ja enesearengu teejuht Asse Sauga. Millise mulje esitlus jättis, kuulasid ära lausa teise peatüki? Ja väga põnev ja hästi kihvt teostus ja tehniliselt ja ülikihvt teostus ja minu jaoks see raamat on natukene niisugune kunstivaldkond rohkem, no ongi niisugune ulme ja kunstivaldkonda läheb. Tunnen ma siin ära väikse skeptiku. Jaa, veits küll, jah. Ehk siis AI-l teadvust ei ole ega ei tule, on sinu arvamus? Praegusel hetkel ei ole, aga ma arvan, et tuleb kindlasti, aga sellega läheb veel aega kõvasti. Ja ma arvan enam-vähem umbes teadvat, kuidas see saab sündima. Raamatut sa ise lugeda ei ole saanud, aga see, mida sa kogesid siin esitlusel ja need 2 peatükki, mida sa tajusid küll siuke kunstivaldkonnana, kas oli midagi, mis ikkagi eksperdina krüptovaldkonnas pani küsima elus teistmoodi või oma valdkonnas? Jaa, mingid selliseid, mingit inspiratsiooni ja mingeid uusi mõtteid nagu ja ideid ja suundi sai küll sealt sellest audiovisuaalsest kogemusest siit. Praegu konkreetselt võib-olla midagi kohe välja ei oska tuua. Võib-olla jah see, et kuidas 2 tehisintellekti omavahel hakkasid suhtlema. Et see oli niisugune huvitav kihvt koht ja seda ma olen ise juba praktiseerinud ka. Ma kasutan ise ka igapäevaselt erinevaid tehisintellekti vorme ja mudeleid ja küll mitte siis nagu suure teadlikkuse tasemel, aga nad juba suhtlevad omavahel päris ägedalt. No kuidas see päris äge välja näeb? Palun kirjelda ka nii, et inimesed, kes satuvad meid vaatama, kuulama, saaksid sellest aru. Piltlikuks tee see, palun! No näiteks veebi ehitamise rakendus on üks ja seal siis mina annan talle käskluse ette, mida vaja teha, mis see tulemus peab olema ja siis ta ise nuputab välja, kuidas asi käib ja samal ajal loeb ise juhendeid, kuidas teise siis süsteemiga liidest üles ehitada ja siis ta täna juba on valmis ka teise tehisintellekti siis liidese agendiga ise suhtlema ja infot vahetama omavahel. No palun räägi ära ka see lugu, et kui siin veel aastaid tagasi tuli kodulehest maksta 4000, 5000 eurot või 3000 või sõbramehe poolest võisid 2000-ga ka saada, siis sina tegid 50 euroga ja 1 päevaga oma peagi ilmuva raamatu veebilehe. Kõike roboti abiga. Jaa, see on ikka ulmeline, kuhu me jõudnud oleme täna, et on sellised platvormid olemas, mis töötavad siis ka puhtalt tehisintellekti peal ja siis ongi chatis suhtlemine, annad lähteülesande ette, milline see veeb peab olema, mida täpsemalt seda ägedam ja kasutab kõik tänapäeva tehnoloogiat, kogu koodi kirjutab ise, kõik liidesed kirjutab ise, kõik 10 minutiga on baas valmis, edasi on niisugune täiendamine ja nokkimine ja paika sättimine. Ja see võttiski umbes päeva aega kokku. Vabandust, mulle tundub, et meil on siin skeptik, kes kasutab igapäevaselt robotit, teeb kõik oma asjad ja tegemist on krüptoeksperdiga. Mida tähendab sõna skeptik sinu jaoks? Minu jaoks skeptik tähendab seda, et avatud meelega, aga analüüsivõimeline, kriitilise mõtlemisega, terve mõtlemisega, võimalikult heas kontaktis reaalsusega ja valmis alati ka oma uskumusi proovile panema ja ümber mõtestama vajadusel. Mida öelda kõikidele teistele skeptikutele, kellele see ulmeromaan ja kogu see teadvuse teema AI ja inimeste tulevikku minek käest kinni koos loomes tekitab siiski judinaid või nad ei tahaks sellest midagi kuulda? On see paratamatu, et nii läheb? Jaa, see on, ma arvan, paratamatu ja see on väga vajalik inimkonna üldiseks inimkonna evolutsiooniks, et ma näen seda kui järgmist nagu ajajärku ja tehisintellekt annab meile siis meeletult suure võimsa hüppe edasiarenguks ja väga palju lootust ja väga palju sellist
väge ja just nagu siis sellist vasakule ajupoolkerale, mis on meie ratsionaalne meel ja selline loogiline meel, just sellele rohkem nagu võimendust juurde. Ja meie ülesandeks saab rohkem siis teha veel rohkem parema ajupoolkeraga tööd, ehk siis looming ja ühendus ja selline vaimsemad teemad rohkem. Ma tänan sind selle vestluse eest, aga enne veel, kui me otsad kokku tõmbame, mul on siin taskus üks kaardipakk. Ma paluksin, et sa tunde järgi, skeptik, valiksid ühe kaardi ja loeksid selle ette ja mõtestaksid seda raamatust tulenevat mõtet ise edasi. Siis selle. Kas keegi on üldse kunagi päriselt ja lõplikult valmis? Või on valmisolek teekond, mitte sihtkoht, seisund, mis muutub iga hetkega nagu jõgi, mis pole kunagi 2 korda sama? Väga võimas, väga õige asjakohane küsimus ja loomulikult on vajalik teekond ja keegi ei ole mitte kunagi päriselt valmis, sest valmis, kui keegi oleks päriselt valmis, siis areng peatuks koheselt. Aga me elame maailmas ja me oleme ka ise ehitatud inimestena selliselt, et me oleme lõpmatult arenevad. Me soovime areneda, me tahame, me oleme ehitatud nii, et me oleme arenejad ja kasvajad. Meil ei ole piir ees, nii nagu universumil ei ole piir ees. Ja puhtalt sellest lähtuvalt ongi see, et me ei saa kunagi valmis, ehk et ei ole sellist nagu valgustumise sihtkohta, on valgustumise hetked ja need võivad olla nagu suuremad olla ja sellised erinevad olla, aga ei ole sellist kohta, kuhu me jõuame, vaid on pidev teekond oma siis punktidega ja pideva laienemisega ja kasvamisega. Tänan väga sind selle vestluse eest ja ma tahaks öelda, et kui skeptikud oleks rohkem sellised rahumeelsed, siis ma arvan, et skeptikutest võiksid saada kogu ühiskonna sõbrad. Aitäh!